Me vaatame nüüd veel kord äsja lõppenud meeste 4x10 teatrisõidu viimast vahetust. Ja Kaspar Kokk, kujutage ette! Kaspar Kokk on 1,1 kilomeetrit enne lõppu tõusnud 8. See on selge, seda oli juba oodata, aga kus on Dementjev ja Fischer, kus on Venemaa ja Šveits ainult 6 sekundi kaugusel? Eesti võitleb 6. koha eest teatrisuusatamises. Kaspar ei jää maha. Olemas tõesti kõik selge, aga muidugi see raske ränk tõus on veel ees. Ja vaatame, mis sünnib seal. Nad on praegu just selle eelmise nukki lõpus, teie head televaatajad, neid näete praegu. Nii nüüd ilmuvad välja ka Mattias Fredriksson ja Tobias Ander. Tobias Anderil on Mattias Fredrikssonist saanud mööda. Mattias Fredriksson kirjeldab minu omakorda, üritab tõusta sakslase kõrvale. Aga ei, mis sünnib tagapool? Kaspar Kokk on ikka 9. kohal. 8 kaotust. Nii vähe pole tiitlivõistlustel eestlased kaotanud. Loomulikult osa võtnud kohe ja... Oi. Tänaseks on isu täis. Tänane norm on täis. Kui klooniks ei saa, hakkan kirjanikuks. See on õige koht. Tahaksin astuda kirjanike liitu. Tean siiani vähemalt peast ühte luuletust, et võib-olla sellega õnnestub sisse kuidagi saada. Väike Aivar elutoas meremiini tagus, pärast ema imestas, kuhu Aivar kadus. No, my home is my castle. Ma ütled inglasega. Lembit Kurvitsa kodu ei ole minu jaoks piisavalt turvaline koht, jah, just nimelt. Mul on liiga palju väärtuslikke asju kaasas praegu selleks, et ma Lembit Kurvitsa koju tuleksin. Ma tean, mis see on. Ei, tule kaasa.
Ei tule. Miks? Seal saab nalja. Sinu kohta täna üks inimene küsis minu käest, mis inimene see Aivar Kull küll on. Mõtlesin, et ta on selline lapsemeelne inimene. Väga imelik inimene. Aivar Kull on üks väga hea inimene, aga ta on pisut lapsemeelne. Ta kujutab ette, et... Kõige õnnelikumad inimesed on need, kellel lapsed on, ütles Kaarel Tarand, või need, kes lapsi ootavad. Kas sa ootad lapsi? Aga kõige õnnelikumad on veel need inimesed, kes vaatamata eale on suutnud lapsiks jääda. Sina pead ju täna autojuht olema. Ei, ma ei pea olema, ma olen vabatahtlikult. Kuule, me lähme sinna lemmikkoolitsa poole. No kuidas esmamuljed on? Kuule, esmamuljed on täitsa head, et prima vista. Ma tahaks neid, ma olen nagu neid kirjanike eemalt näinud, ma tahaks nagu nende seast nagu endale mingid tuttavad ja sõpreid, aga nad on kuidagi, nad ei ole nagu veel ligi lasknud. Et mina austan kõik, kes on Hando Runnel siin ja Lembit Kurvits ja Mats Strat ei ole küll siin, aga ma austan teda ka. Minu jaoks on tähtis järjepidevus. Ma olin seni järjepidevalt seotud spordiga, saavutasin seal üsna suuri tulemusi. Tulin Viljandi maakonna meistriks 3000 meetris ja olles seal nagu teinud puhta töö, avastasin ma ühel hetkel selle maja siin ja leidsin, et nüüdsest on mu õige koht siin. Aga nüüd oleks vaja head soovitajat, kes mul siin päriselt käima lubaks hakata ja nagu ennast kodusemalt tundma hakata ja nagu ikka, et avaldus on vaja sisse anda. Oleks vaja head soovitajat kuskilt. Need silmad, ei jalunune, need ilusad sinised silmad, mul võitsid südame. No ei, noori ma armastan. Aga ma ei pea neist lugu. Ei pea lugu? Jah. Miks te ei saa noortest lugu? No mida, mis sa teed? Ma armastan neid, aga ma lugu neist ei saa pidada, et neil üks viga. Mis neil noortel viga on? Vaat uhkus on nii suur, aga uhkus ajab uppakere ja... Isand Kurvits, jah. Aga kuidas te suhtute härra Mehis Heinsaaresse? Oi, väga tore mees. Tema oskab nalja teha, kui tema käib pihvaeval, saab voodis väikesi, kuradi tõrga kahe. Mul on täpselt samad vead kui mul. No Heinsaar tuli taksoga. Margus Anderson tegi. Härra nõus. Kuulab telekas mängib sul. Sul nii hullud külased, ei saagi. Kus sul on see koht, kus sa kirjutad, see kirjutuslaud? Kus on kirjaniku kirjutuslaud? Kirjanik on kirjutuslaua taga tavaliselt väga abitu. Vait, tõl sina ava! See on ide. Tubli! Vait, tõl sina ava! Vait! Võta jalg! Rahu olgu meiega. Võtki jalg siit ära. Tule siit. Istu maha. Võt, istu ju nüüd. Nüüd ma räägin teile juttu. Kuule! Nüüd ma räägin teile juttu. Võta puhka film. Vaadake. Film käib. Kui meie Margusega tapeeti paneme siia. Oota. Kui me hakkasime siin Margusega Andresega tapeeti paneme, sa tead. Vaadake, kuidas on jookseb tapeet. Vaadake, see muster jookseb. Lembit on selles mõttes õigu, et stiil peabki kirjanikul jooksma nagu tapeedi muster sama korralikult. Ma pean leidma oma stiili.
läbi Teadmatusakadeemia vaatevinkli on see pildi nimi Püha kolmainsus. Kust lõpeb isa ja hakkab poeg, kus see piir läheb, eks ole, kas ta läheb siit kõrvade ja keha selle kontuuri või ta läheb läbi püha vaimu, eks ole, mis siis kordamööda lehvib või lendab nende vahel või niimoodi. Olles siis ühtlasi ka nagu kolmas isik. Ja siin on muidugi näha ka seda veel 4. tegelast. Pisikene selline, keda võib siis nimetada võib-olla isegi, ma ei tea, selleks väikeseks teemoniks või Lutsifer. No väike Lutsifer see tegelane, kes siis neid kiusab või niimoodi, eks ole. Mida võib teda, ta on nagu isa nina. Nagu üks ringlus või vereringe või niimoodi. Isa hingab. Aga samal ajal selle kaudu nagu, aga ta hingab sisse ikkagi, ütleme seda kiusaja, läbi kiusaja aju ta hingab endasse. Kiusaja aju ta hingab endasse seda samast asja, mida nimetatakse siis võib-olla kõrgema astme konfliktiks.